Üllatuslik ajalooline teadaanne on raputanud Lähis-Ida, kus kaks riiki on sel nädalal otsustanud allkirjastada kokkuleppe, et kukutada kohutav ja õudne sõjaline jõud, mis okupeerib Lähis-Ida ja toob hävingut kõikjale, kuhu ta läheb. Need kaks riiki on Liibanon ja Iisrael ning neil on küllalt terrorismist, mis nende maid kontrollib. Kas oled üllatunud kuuldes, et Liibanon ja Iisrael on liitlased, kui oled viimasel ajal kuulnud vaid sellest, et nad on sõjas? Noh, selgub, et meedia manipuleerib sinuga taas, sest sõda pole kunagi olnud Iisraeli ja Liibanoni vahel. Tegelikult on see olnud Liibanoni ja Iisraeli ühine võitlus islamirežiimi vastu, mis on püüdnud Liibanoni okupeerida ja lohistanud Liibanoni rahva sõdadesse, mille poolt nad pole kunagi hääletanud. Seda terroristlikku üksust nimetatakse Hezbollah'ks ja see on osa islamirežiimi teljest, mis tegutseb Iraanis, kuid asub Liibanonis. Kuni sa ei eralda Hezbollah'd oma mõtetes Liibanonist, ei hakka selle nädala kokkulepe sulle mitte kuidagi loogilisena tunduma. Vaatame nüüd täpsemalt, mis see kokkulepe tegelikult on ja mida see tähendab, sest selle ülesehitus on seni kõige selgem tõend sellest, milles see võitlus tegelikult seisneb. Sõda terrorismi vastu, mis möllab siin Lähis-Idas. Tere tulemast Miragai saatesse JNS TV-s. Sukeldume kohe teemasse. Enne kui jõuame kokkuleppeni, on sul muidugi vaja ka tausta. Enamik meist mäletab Liibanoni kui Lähis-Ida Pariisi, riiki, mis proovis multikultuursust ja ebaõnnestus. Enamik inimesi ei tea, miks see nii läks. 1980. aastal, kui islamirežiim tugevdas oma haaret, vaatas ta Liibanoni poole ja mõistis selle riigi strateegilist tähtsust Iraani jaoks. See ei piirnenud mitte ainult nende vaenlase Iisraeliga, vaid andis neile ka juurdepääsu merele läbi Süüria. Ja kuna nad soovisid tugevdada oma finantsstabiilsust, vajasid nad Liibanoni, kuid nad ei kavatsenud seda sõjaga üle võtta. Selle asemel smugeldasid nad sisse terrorirühmituse nimega Hezbollah, et võtta Liibanon üle seestpoolt. Oled kunagi mõelnud, kuidas tegelik okupatsioon kohapeal välja näeb? No, Hezbollah ei ole isegi Liibanoni armee. Seda ei ole kunagi valitud Liibanoni kaitsmiseks. See on Iraani poolt 1982 aastal loodud relvarühm üheks eesmärgiks anda Islaamivabariigile laetud relv, mis on suunatud Iisraeli põhjapiirile, asudes kellegi teise maal. Ja muidugi ka selleks, et teha koostööd Lõuna-Ameerika narkokartellidega enda rahastamiseks. Aga see on juba teine teema. Aastaid töötas see kokkulepe täpselt nii, nagu oli kavandatud. Hezbollah sai oma raha, relvad ja käsud Iraanilt, mitte Liibanonilt. Kui Iraan vajas survet Iisraeli vastu, avas Hezbollah tule. Kui võitlus algas, põles Lõuna-Liibanon, mitte Lõuna-Iraan. Nad kujundasid need rünnakud Iisraeli vastu ümber nii, et see ei paistaks Iraani rünnakuna Iisraeli vastu lihtsalt teisest kohast, vaid pigem kui konflikt Liibanoni ja Iisraeli vahel, mis tegelikult ei vastanud tõele. Hezbollah kasvas jätkuvalt, võttes üle Liibanoni infrastruktuuri, tuues endaga kaasa kaose ja hävingu ning Liibanoni ja Iisraeli rahvas kannatasid tohutult. Samal ajal jätkas islamirežiim mugavalt kaugelt oma ülesehitamist. Liibanoni valitsusel ja armeel oli samal ajal kaks võimalust. Proovida võidelda Hezbollahi vastu, kellel oli lõputult raha, ressursse ja võimu ning tõenäoliselt kaotada, või lihtsalt lasta sellel juhtuda. Muidugi ei olnud Hezbollahi ülevõtmiskampaania ainult sõjaline. See oli peenelt läbimõeldud ja keskendus tugevalt sellele, et veenda Liibanoni rahvast neid toetama, olgu siis jõuga või manipulatsiooniga, ja nad said üha enam legitiimsust. Pea meeles, kui nad suudavad maailmale konflikti ümber kujundada nii, et Iisrael näib halbade tegelastena, siis on nad võimelised seda tegema ka kodumaal. Mis juhtus üsna kiiresti, oli see, et Liibanoni valitsus ja selle armee lõpetasid vastupanu osutamise. Ja hoolimata sellest, et nad ajapikku mõistsid, et see on nende riigile halb, olid nad selleks ajaks, kui nad sellest aru said, peaaegu võimetud midagi ette võtma. Hezbollah on uskumatult võimas. Seda peate mõistma enne, kui sellele kokkuleppele otsa vaatate. Liibanoni ja Hezbollaha konflikt jäi varju Hezbollaha ja Iisraeli konfliktile. Nad kasutasid paljude Liibanoni moslemite, kellest paljud olid palestiinlased, loomulikku vaenulikkust, et kujutada end Iisraeli vastu kaitsjatena. Ja sageli, kui nende toetus hakkas vähenema, puhkes mugaval kombel konflikt Iisraeliga. Nagu me teame, on Hezbollah alates 2023 aasta oktoobrist tulistanud Iisraeli suunas solidaarsusest Hamasi vastu pärast 7. oktoobri rünnakut, kuid tegelikult oli see lihtsalt Iraan. See muutus avalikuks sõjaks. Iisrael ründas lõpuks sügavale Liibanoni, tapis suurem osa Hezbollah kõrgemast juhtkonnast, sealhulgas selle kauaaegse juhi Hassan Nasrallahi ning hävitas suure hulga nende relvi ja tunnelivõrke. Relvarahu saavutati 2024 aasta lõpus, kuid see lagunes pidevalt. Hezbollah hoidis alles seda, mis nende relvastusest veel alles oli ja Iisraeli väed ei lahkunud kunagi täielikult. Miks? Sest need relvarahu kokkulepped ei ole kunagi päriselt tõelised. Need on kokkulepped, mis on saavutatud mitu korda, kuid need lõpevad alati ühtemoodi.
Iisrael tõmbub territooriumilt tagasi, Liibanon lubab proovida Hezbollahad maha suruda, kuid ei õnnestu. Hezbollah kasutab aega ümbergrupeerumiseks, relvastumiseks ja nad hakkavad aeglaselt Iisraeli uuesti ründama, jättes Iisraeli põhjaosa sisuliselt pidevate rünnakute alla. Nõudlus pikaajalise lahenduse järele kasvas nii Iisraelis kui ka Liibanonis. Kui liibanonlased tegelesid sõjaga, püüdis Iisrael Hezbollahad hävitada. Muide, Liibanonis toetab 79% liibanonlastest Hezbollah relvitustamist. See ülejäänud 30% kuulub sellele kolmandikule Liibanonist, kes on šiia moslemid. Ja isegi selles rühmas, kes toetab Hezbollahd väga tugevalt, arvab 30% neist, et rellitustamine peaks toimuma. Aga jätame selle korraks kõrvale, sest Iisrael sai aru, et nad peavad midagi ette võtma. Nad pidid oma strateegiat muutma, mõistes, et Liibanon, hoolimata oma vihast Hezbollah vastu, ei tegele selle probleemiga. Nii lõid nad Liibanonis puhvertsooni, sisenesid Hezbollah tugipunktidesse ja võtsid kontrolli, et kindlustada Iisraeli piirid. Maailm kujutas seda muidugi nii, nagu Iisrael püüaks oma territooriumi laiendada ja Liibanoni üle võtta. Kuid tegelikult otsustas Iisrael, et on aeg ise tegutseda ja oma julgeolekut tagada, sest Liibanon seda ei tee. Iisraellased ei soovi, et nende sõdurid hukkuksid Hezbollah rünnakutes, mis praegu toimub iga päev. Või Liibanoni ülevõtmises ja pikaajalises konfliktis seal. Mõistmine, et need võltsrelvarahu kokkulepped, mis olid alati olemas olnud, ei lahenda olukorda. See tundus parem lahendus. Aga see ei ole tegelikult pikaajaline lahendus ja just seda püüabki see uus kokkulepe lahendada. Kuidas saada Iisraeli väed lõplikult Liibanonist välja, ilma et lõuna kohe pärast nende lahkumist lihtsalt Hezbollahale üle antaks? 26. juunil Washingtonis allkirjastasid USA, Iisrael ja Liibanon raamkokkuleppe, et just seda probleemi lahendada. Tegemist on tegevuskavaga, mis võimaldab Iisraelil tegelikult Lõuna-Liibanonist lahkuda, tingimustel, mis ei lase Hezbollahal kohe pärast Iisraeli vägede lahkumist sisse marssida. See on esimene vastastikune tunnustamine Iisraeli ja Liibanoni vahel pärast ebaõnnestunud lepingut 1983 aastal. 43 aastat on möödunud sellest, kui midagi tegelikult juhtus. Siin on selle dokumendi juures oluline asi, mida me hakkame üle vaatama. Me ei pea iga osa läbi käima, et mõista, mida see kokkulepe tähendab. Tingimused ise räägivad enda eest. Iga selle kokkuleppe oluline osa on loodud tõestamaks, et see ei olnud kunagi sõda Liibanoni ja Iisraeli vahel. See on nende mõlema riigi sõda sama okupatsioonijõu vastu, Iraanist pärit Hezbollah vastu. Ja selle kokkuleppe geniaalsus on muidugi täiesti uuel tasemel. Esimene punkt on vastastikune tunnustamine. Mõlemad valitsused kinnitavad teineteise õigust eksisteerida rahus naabritena, suveräänsete riikidena, mitte Liibanon ja Iisrael koos nendega, kellele Hezbollah allub. Dokumenti see tunnustab ainult kahte osapoolt läbirääkimistel. Iraan ei ole üks neist, Hezbollah ei ole üks neist. See võtab Hezbollahilt legitiimsuse. Selle klausli tegelik tähendus ei ole üldse sõjaline, sest Hezbollah ei ole veel relvi maha pannud ja kogu nende infrastruktuur ei ole hävitatud. Nii et lahinguväljal ei muutu tegelikult veel midagi. Muutused toimuvad juriidilises ja poliitilises plaanis. Legitimne Liibanoni valitsus teatas ametlikult, et tal ei ole Iisraeliga tüli ning nimetas Hezbollahd välisorganisatsiooniks, mis tegutseb nende enda pinnal. See ongi selle kokkuleppe mehhanism. Liibanon ei allkirjastanud lihtsalt rahudokumenti. Nad loobuvad Hezbollahst juriidiliselt ja eraldavad end sellest. Ja see annab Iisraelile midagi, mida tal varem ei olnud. Legitiimse õigustuse jätkata operatsioone Hezbollah vastu Lõuna-Liibanonis Liibanoni valitsuse toetusel. Nad asuvad kontrollitud territooriumil ilma diplomaatilise surve või okupandi sildita, mis tekib siis, kui kohalik elanikkond sind sellisena näeb. Ja see on väga oluline. Aga mida see kokkulepe tehniliselt tegelikult kaasa toob, et poliitilistest viisakustest kaugemale minna? Punkt 2. Liibanon kohustub kõigi mitteriiklike relvarühmituste täielikuks ja kontrollitud relvitustamiseks ning Liibanoni relvajõudude võimu taastamiseks oma territooriumil. Alles siis, kui see on kontrollitud, viib Iisraeli armee oma väed tsoonide kaupa välja. See tähendab, et Iisrael ei lahku Liibanonist veel niipea. Aga see annab Liibanonile tagasi tema suveräänsuse. See tähendab, et Liibanoni tegelik armee, LAF, saab ülesandeks olla Liibanoni ainus armee. Miks see erineb sellest, mis varem juhtus? Oota korraks. Ja nii jõuamegi olulise kolmanda punktini. Hezbollah on tegelikult nimeliselt mainitud. Leping ei räägi lihtsalt relvastatud rühmitustest üldiselt ega jäta tõlgendamiseks ruumi. See nimetab Hezbollahi konkreetselt.
kuid Iraan on kuude kaupa püüdnud oma USA-Iraani läbirääkimiste kaudu siduda Liibanoni laiemasse Iraani teemasse, et panna Washington lõpetama surve Hezbollahile, esitades selle sama nõudena nagu surve lõpetamine Islamivabariigile. See kokkulepe teeb vastupidist. See tõmbab nende kahe vahele selge piiri ja jätab Hezbollahi nime ühele poole sellest. Ma jätaksin midagi olulist mainimata, kui ei ütleks, et see pole esimene kord, kui Iisrael ja Liibanon seda proovivad. Juba 1983 aastal varasema Iisraeli operatsiooni ajal Liibanonis pidas Iisrael salaja otsekõnelusi Liibanoni juhtkonnaga ja sõlmis omaenda rahuleppe, tehes seda USA selja taga. See leping lagunes vähem kui aastaga, peamiselt seetõttu, et Süüria, kes tol ajal okupeeris Liibanoni, survestas parlamenti see tühistama. 44 aastat hiljem, peaaegu samal nädalal, kordub ajalugu. Ainult et seekord ei mängi Washingtonile üle Iisrael. See osaleb tegelikes läbirääkimistes ja seda Süüriat, kes viimase kokkuleppe nurjas, ei eksisteeri enam. Assadi režiim kukkus kokku 2024 aasta detsembris. Ja kas pole hullumeelne, kui kaugele Lähis-Ida on viimastel aastatel jõudnud? Igatahes oluline punkt number 4. See kokkulepe ei nõua, et keegi kedagi usaldaks, sest usaldus pole praegu oluline. See algab kahe väikese pilootpiirkonnaga, kuhu Liibanoni armee siseneb ja Iisraeli väed taanduvad. USA toetatud kontrolliprotsessiga kinnitatakse, et Hezbollah infrastruktuur on tõepoolest kadunud, enne kui järgmine tsoon avatakse. Need 2 tsooni, mis on välja valitud, on tegelikult Iisraeli pikaajalise julgeoleku seisukohalt Hezbollah vastu ebaolulised. Nii et see on suurepärane viis katsetada ja proovida, kas Liibanoni valitsus ja armee suudavad Hezbollah ohu eemaldada samamoodi nagu Iisraeli armee suudab. Julgeoleku lisa on alles väljatöötamisel ja see täpsustab ülejäänu. Ja see ei peaks olema kiire lahendus. See saabki olema tahtlikult aeglane. Üks piirkond testitakse ja Iisrael lahkub. Järgmine piirkond, Iisrael lahkub. Sest kõigi varasemate kokkulepete läbikukkumise põhjuseks, alates juba 1949 aastast, oli see, et Liibanoni valitsus lubas, et suudab oma lõunaosa kontrollida, kuid tegelikult ei suutnud seda tagada. Nii et praegu on kõige olulisem küsimus, kas ja kuidas nad selle tagavad ning kas Iisrael on sellega rahul. See viib meid lõpuks 5. punktini. Ameerika ei ole siin lihtsalt vahendaja. Nad püüavad olla ka jõustamismehhanismiks. Washington on sellele tõesti raha taha pannud. Üle $100 miljoni humanitaarabi Liibanonile, kuid üle $30 miljoni just nimelt Liibanoni armee tugevdamiseks, et nad suudaksid hoida neid alasid, mille Iisrael üle annab. Nad hakkavad Liibanoni uuesti välja õpetama, et nad suudaksid tegelikult terrorismi vastu võidelda. On arusaam, et armee sellisel kujul ei ole suuteline seda tegema ja astutakse samme selle muutmiseks. Kuid raha ei ole siin kõige olulisem. Oluline on nende kontroll. Lepega luuakse ühine organ nimega Liibanoni sõjaline koordineerimisgrupp, mis töötab ööpäevaringselt ja eeldatavasti juhib seda kolmandat osapoolt USA, kes tegelikult kinnitab, kas Hezbollah relvad ja infrastruktuur on igas pilootpiirkonnas tõesti kadunud. See on see osa, mis paljudest varasematest kokkulepetest puudus. 2006 aasta ÜRO resolutsioon nõudis samuti relvitustamist. Lihtsalt keegi ei rakendanud seda, sest ÜRO on kasutu ega suuda midagi jõustada. Seekord, kui Hezbollah tegelikult ei loobu relvadest, on loodud Ameerika juhitud mehhanism, mis selle avastab. Ja loomulikult ei kavatse Iisrael enne taanduda, kui nad on sellega rahul. See ei tähenda midagi, muide, kui järgmine administratsioon tegelikult ei pinguta selle jõustamiseks. Aga võib kindlalt öelda, et Iisrael jälgib seda tähelepanelikult ega karda sekkuda. Iisrael on püüdnud selgelt näidata, et kuigi talle meeldib ja ta hindab Ameerika toetust, ei kavatse ta enam täielikult sellest sõltuda omaenda julgeoleku tagamisel. Nüüd tahame lihtsalt selle osa lisada, sest kui ma seda ei ütle, ütleb keegi kommentaarides kindlasti. Ameerika võttis kummalise seisukoha, olles vastu Iisraeli enesekaitsele Hezbollaha ohu eest. Seldisi. Nad seetsid Iraani lepingu tähtsamaks kui Iisraeli ja Liibanoni julgeoleku ja see pani paljusid iisraellasi end väga ebamugavalt tundma. Aga see, et USA seadis midagi muud esikohale, ei tähenda, et nad samal ajal Hezbollahga ei tegelenud. Marco Rubio, selle kokkuleppe taga olev mees, tõestab seda meile. Ma ei arva, et USA on täiuslik või et see kokkulepe on Hezbollah jaoks see utoopiline lõpp, mida me kõik loodame. Aga ma loodan, et see tuletab meile meelde, et tasub usaldada suuremat pilti ning et paanika ja pahameel lühiajaliste sündmuste pärast ei ole alati seda väärt. Islamistliku ohuga tegelemine on USA jaoks olulisem prioriteet kui ainult Hezbollah. Lähis-Ida peab liikuma välja pikaajalisest sõltuvusest USA-st, kui nad tahavad oma suveräänsust esikohale seada. Ja see on väga selgelt välja öeldud. Aga see ei tähenda, et USA praegune sekkumine oleks halb asi. Aja jooksul näeme, et toimub midagi palju suuremat ja ma tõesti usun, et me võime seda usaldada. See, mida Iraan tahtis, et USA segaks Iraan ja Hezbollah saatuse üheks, tunduski juhtuvat ja see tekitas paanikat.
aga nüüd näeme, et see nii ei ole. see kokkulepe eraldab need kaks osapoolt täielikult ja annab nii Liibanonile kui ka Iisraelile võimaluse Hezbollahga ise tegeleda. Pärast viimaste nädalate paanikat ei arva ma, et seda aspekti piisavalt hinnatakse või tähistatakse. Vaadake kogu pilti, sest just seda see nädal meile tegelikult meenutab. See pole kunagi olnud sõda maa pärast, ega ka sõda religiooni, rahvuse või millegi muu pärast, mida te mujalt lugenud olete. See on 3 suveräänsuse võitlust, mis toimuvad korraga ühe pealkirja all ja jätavad Iisraelist halva mulje. Iraanis tähendab see Islamivabariigi kukutamist, selle võimu vähendamist ja Iraani rahvale taas suveräänsuse andmist, eemaldades Iraani käsilaste mõjuvõimu Lähis-Idast. Liibanonis tähendab see võitlus selle nimel, et ainult nende enda armee, mitte mõne välisriigi pealinnale lojaalne relvarühm, oleks ainus, kes otsustab, millal riik sõtta läheb. Iisraelis tähendab see võitlust kõige põhilisema suveräänse õiguse eest. Kaitsta oma piire ilma kellegi loata, et peatada terrorism enne, kui see kohale jõuab. Need konfliktid on nüüd kõik omavahel põimunud ning õigeid inimesi tuleb toetada ja aidata neil olukorda lahendada, mitte loota ainult väliste jõudude sekkumisele. Liibanoni rahvas peaks saama kontrollida Liibanoni ja selle otsuseid. Iisraeli rahvas peaks saama sama õiguse. See on nüüd samm õiges suunas. Püütakse muuta strateegiaid ja jõuvahekordi, et leida alternatiive pikaajalise probleemi lahendamiseks. Ja mis puudutab Iraani, mis on kõigi nende konfliktide altpõhjus, siis Liibanon ei ole ainus koht, kus Iraani mõjuvõimu nüüd vähendatakse. Hormuzi väin on olnud Iraani riikliku julgeolekustrateegia selgrooks peaaegu 50 aastat. Võime hoida maailma energiaturgu pantvangis. Aga Iraak, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid ja Kuveit ehitavad torujuhtmeid, mis mööduvad väinast täielikult. Ja muidugi on Venezuela nafta nüüd taas turule tulemas. Teate, see oli samm, mida tollal ei seostanud keegi vältimatu sõjaga Iraaniga. Meie aga muidugi seostasime. Igaüks neist marsruutidest on veel üks põhjus, miks maailm ei vaja Hormuzi väina ja üks põhjus vähem, miks Iraani ähvardused tegelikult ei toimi. Surve Iraanile ei avaldata mitte ainult Liibanonis, vaid see toimub igal rindel korraga. Kuid siin toimub ka midagi veel suuremat. See leping on esimene dokument 40 aasta jooksul, mis ütleb kõik need 3 asja selgelt kirjalikult välja ja püüab need järjestada nii, et need saaksid tegelikult teoks saada. See ei pruugi toimida, sest Hezbollah on seda juba nimetanud alistumiseks ja Iraan nimetab seda juba omaenda eraldi kokkuleppe rikkumiseks Washingtoniga ja ajalugu siin ei ole julgustav. Viimane katse kukkus läbi vähem kui aastaga. Aga esimest korda alates 1983 aastast ei ole küsimus laual mitte ainult selles, kuidas Iraan kavatseb läbirääkimisi manipuleerida, et saada mida tahab ja kujutada Iisraeli halva tegelasena. See puudutab Liibanoni ja Iisraeli võimalust olla suveräänsed ja turvalised ning ideaalis selle nimel koos töötada. Ja Pärsia lahe riigid kogevad midagi sarnast. Kuidas saavad nad olla suveräänsed Iraani rünnakute vastu? Üllatus, üllatus, nad hakkavad koos töötama, et sellele lahendus leida. Kui Lähis-Ida suudab tegutseda ühiselt radikaalide vastu, siis võib-olla, isegi kui kõik muudes küsimustes eriarvamusel on, võib meid ees oodata uus rahuvorm. Mina olen Iira Jerka ja kohtume järgmisel korral.